Ilmad on juba vaikselt kevadiseks läinud. Kas see tähendab seda, et kuidagi autoturg on ka elavnema hakanud? Autoturg on vaikselt elavnema hakanud, jah. Et on näha rohkem liikumist, kliendid käivad, uurivad, küsivad ja proovivad, et seda oli arvata ja numbrid näitavad ka seda, jah. Kui suur see liikumine üldse on, et jaanuaris räägiti ka, et kasutatud autode turg on tohutu hüppe teinud tegelikult, kui võrrelda eelnevate aastatega, siis see hüppe nii suur ei olnud. Et kas nüüd on inimesed aru saanud, et enam ei maksa oodata, mis need poliitikud mõtlevad, kas see automaksu kõik asjad, et on nagu julgust juurde tulnud? Ega see hüppe jah, ei ole nii suur olnud, et eelmine aasta oli ikkagi müük täiesti maas ja see nii-öelda nullpunkt ongi madal. Et tegelikult numbrites see hüppe veel selliselt ei kajastu, et lihtsalt inimeste huvi on tõusnud ja see numbrites võib-olla kajastub kunagi hiljem. Ja eks poliitikute järgi ikka oodatakse, et nüüd räägitakse jälle taas, et ühtepidi võib-olla keegi tahab ära kaotada maksu, räägitakse ka sellest, et järgmisel aastal tegelikult maks tõuseb. Aga ega inimestel ikka autosid vaja, eks ju, et kellegi juhtub avarii, kellegi lihtsalt remondikulud lähevad juba nii suureks, et autod vananevad ja läbisõidud suurenevad, et see autovahetus on ikka teemaks. No tegelikult autod, nagu siin ka oli uudisnupuk eelmine nädal, et ostetakse ikkagi pigem kasutatud autosid kui uusi ja pigem kindlasti, kui rääkida massis, siis pigem nagu odavamad, et siuke rahvaauto, Toyota, Škoda, Volkswagen, Eesti taustaga vähe kasutatud, et see on nagu see, mida vaadatakse. Lisaks sellele siis võib-olla natukene ka kallimad ja premium-klassi autod, mida siis võib-olla toome tellimusena Euroopast, Rootsist. Et seda nagu vaadatakse ja loomulikult täna juba pikemat aega aastaid on nüüd ju olnud see, et ostmise ajal, kui muidu näiteks vaadati võib-olla liikluse ja kaskokindlustuse hinda, siis nüüd vaadatakse, et palju on aastamaks näiteks autol ja palju siis seesama registreerimismaks autol. Et need on kindlasti need asjad, mida täna ikkagi vaadatakse. Te olete ka täheldanud ideaali puhul seda, et näiteks pistikhübriide üldse vaadatakse rohkem, et räägiti küll tohutust elektriautode kasvust, aga pigem inimesed veel ei vaata sinnapoole. Jah, elektriautot ju vaadati vahepeal rohkem, kindlasti toetas seda see nii-öelda ostutoetus, et riiklikult ju ikkagi toetati selle elektriauto ostu. Peale seda, kui see ära kadus, siis kadus ka võib-olla huvi elektriautode vastu. Lisaks elektriauto on ikkagi kallid veel ja võib-olla ka see järelturg elektriautodel pole nii atraktiivne ja need hinnad kukuvad võib-olla kiiremini kui tavaautodel ja see kõik on mõjutanud seda elektriautode vastu huvi. Aga kui rääkida muudest autodest või mootoritest, siis jah, pistikhübriid on tegelikult see, mis on nagu eestlastele nagu lemmikuks muutunud, et ongi nagu siuke sümbioos siis tavalisest kas siis bensiini või diiselautost ja siis seal on ka olemas elektri pool, et paljudel on ikkagi täna enamistes nii-öelda see laadimisvõimekus olemas ja siis nad ikkagi teevad need päevased sõidud seal kuni 50 kilomeetrit ikkagi puhtalt elektri pealt ja siis nädalavahetusel pikemad sõidud siis diisli või bensiini pealt, et see on siuke hea sümbioos ja ütleme seda ikkagi täna jah, vaadatakse päris palju. Varasemates saadetes saime rääkida, et kui teistel läks halvemini või müügid ei olnud nii head, siis ideaalautol läks hästi, mida mõnemad nüüd veel tulemas on. Jah, et ideaalautol endiselt, et täna tegelikult turul on olukord, et müüvad need, kellel on autosid. Meil õnneks laoseis on olemas ja autod on head ja põnevad, et seda näitavad ka kliendid, kes tulevad siis siia vaatama ja valima, et kindlasti kutsun kõiki tulema siia, et valida nagu põnevast valikust midagi omale. Ja mis meil veel on tulemas, teeme sellise nagu perepäeva 28. märtsil, see on laupäev, kindlasti tasub tulla siis juba ka vaatama, et meil on kogu valik väljas, meil on head hinnad, meil on loosid, põnevad pakkumised, tasub tulla koos lastega, lastele on tegevust, et kindlasti tasub tulla siis. Kindlasti tasub jälgida meie sotsiaalmeediakanaleid, et seal on sündmus üleval ja infot on ka palju seal kirjas.